Tõepoolest. Ma kuulen, aga ma hästi ei näe. Nii. Lugupeetud tegevkohtunikud, emeriitkohtunikud, kohtute sõbrad, kohtuhaldusmudeli rakendamise mõtetest ja võimalustest. Võiks öelda, et suur intriig on nüüd nagu läbi, sellised valikud, mille üle vaieldi kaua ja täie kirega ja mis siis lõpuks on kanaliseerinud sellesse eelnõusse number 854. Ega ka mulle tundus mõni aeg, et see laev võib-olla läheb kivide peale, karide peale. Hetkel oskan ma öelda, et tõenäosus selle vastuvõtmiseks on mõningal määral üle 50%. Vastuvõtmiseks enne jaanipäeva. Sest kui vastuvõtmine jääb järgmises istungjärku sügisel, siis muudab muidugi oluliselt kogu seda teostatavust ja rakendatavust ja rakendavuse aega. Üsna raske on teha midagi, mis mõjutab riigieelarvet, lausa parlamendi tasemel võetud riigieelarvet eelarveaasta sees või seda eelarveaasta sees jõustada. Aga jah, et lõpuks said siis kokku pandud mitu erinevat seaduseelnõud, nii menetlusõigust kui kohtukorraldust. Siin on veel palju siis nendega kaasnevaid seadusi, nii et päris mahukas asi. Kõik sai alguse kohtute arengukavast. Kohtute arengukavast, mis siis neid kohtukorralduslikke suundasid ette nägi, mis on eelnõusse jõudnud. Ja kuna nüüd siis parlamentlik menetlus peaks olema lõpusirgel staadioni viimasel ringil, siis ütleme, et suurt intriigi enam ei ole, kohtud ei liideta ja ka muud sellised suuremad kergi külvanud valikud on praeguseks tehtud, et pigem peaks nüüd vaatama, et mismoodi kõike seda, mis eelduslikult mõne aja pärast Riigi Teatajas ilmub, mõistlikult ja sujuvalt ja otstarbekalt saaks päriselt ära rakendada. Aga miks see kõik on laua peal, on nüüd see, et mitte, et senine kohtahaldusmudel nagu üldse kuidagi ei töötanud. Töötas ikka. Aga kui me vaatame seda üldpilti ja võtame natukene pikema vaate 5 aasta peale, siis asjad ju on selgesti halvemaks läinud, mida tõi välja ka Riigikohtu esimees. Et siin ridade peal on üks koht, halduskohtud, kus saab öelda, et ajad on küll pikenenud, menetlusajad, keskmine menetlusaeg on pikenenud, aga asjade arvu kasv on olnud sellest märgatavalt kiirem. Et kõik need muud read näitavad seda, et see, mida ühiskond ootab, ehk siis tinglikult meditsiiniga võrreldes ravijärjekorrad, et need ravijärjekorrad lähevad üha pikemaks. Ja sellepärast me siis püüame otsida kõiki võimalikke võtteid, meetodeid, võimalusi, kuidas lahendada seda asja, mis on minemas hapuks. Ja ei ole ühtegi ainsat võluvitsa, et seda, miks asjad lähevad sellises trendis, nagu nad lähevad, on analüüsitud palju kohtunike täiskogu ettekannetest kuni siis ülikoolide ja ministeeriumiteni välja. Me hoomame, et neid põhjusi on üksjagu, alates vaieldamatust tõdemusest, et asjad on läinud keerulisemaks
kuni siis põlvkonnavahetuse ja muude asjadeni. Nii, aga et siis sellepärast ongi kokku pandud enam-vähem kõik võtted, mille peale me siis oleme tulnud seda tagasiside, korduvate tagasiside ringide käigus täiendanud. See puudutab nii menetlusõigust, kus siis parlament on taas liigutamas ka süüteomenetluse kiirendamise eelnõud, mis umbes aasta aega seisis, olles kiidetud nii koalitsiooni kui opositsiooni poolt, ja ka siis tsiviil- ja halduskohtumenetluse muudatused. Need on omavahel seotud, kohtukorralduse ja kohtumenetluse pool. Et kui me nüüd võtame CMS-i ja HKMS-i muudatused, kus veel Riigikohtu poolt tuli nüüd päris lõpus otse komisjoni üksjagu ettepanekud, mis vahepeal tundusid liiga radikaalsed, siis ma julgen üldistada, et need on eeskätt suunatud sellele, et väiksemat ja lihtsamaid asju saaks menetleda kiiremini. Olgu nad siis lihtmenetlused tsiviilis või halduses või menetluskulude vaidlused või meie väga lopsaka edasikaebeõiguse kitsendamine, et need eeskätt ilmselt aitavad kaasa sellele, et väiksemad asjad läbiksid siis õigusemõistmise veski kiiremini. Aga nad ühtlasi annavad järelikult ka aega selleks, et menetleda siis, et jätkuks aega suurematele, keerulisematele asjadele. Ja seal me omakorda loodame, et spetsialiseerumine ja kohtusüsteemi parem enesekorraldusõigus võimaldab ka siis sealtpoolt seda kiiremat käitlemist. Nii, aga see on nüüd see seadusloomeline baas, mille põhjal siis edasi minna kohtukorralduse uuendamisega. Ja ma eeskätt tahaksin rääkida sellest pildist, selle pildi rakendamisest, mis praegu siit ekraanilt vastu vaatab. Ehk siis tänaste põhiseaduslike institutsioonide kõrvale tuleb veel üks, mis üksjagu erineb sellest, mis meil on täna seal institutsioonide loetelus. Riigikohus ja erinevad kantseleid, presidendi kantselei, Riigikogu kantselei, õiguskantsleri kantselei ja Riigikontroll on tänased institutsioonid. Ja nüüd lisandub siis kohtute grupp kui eraldi institutsioon, mis siis saab koosnema 8 kohtust ja kohtuhaldusteenistusest. Sellepärast grupp. Kuna need erinevad vundamendikivid olid vahepeal suhteliselt sellises dünaamilises liikuvuses eelnõude erinevates versioonides, siis ka see mudel, mis neist oli tingitud, muutus ka aeg-ajalt. On suur vahe, kas teha sellist gruppi, kus on põhimõtteliselt 3 kohut, mitte põhimõtteliselt, vaid kus on 3 kohut, või gruppi, kus on 8 kohtuasutust. Ka selgesti siis tugiteenistuse ja asjade tsentraliseerimise või mittetsentraliseerimise valikud on oluliselt teistsugused. Et need valikud, mis nüüd siis praegu põhiseaduskomisjonis arutatavas eelnõus on, tuginevad sellele, et meil on 8 kohut ja meil on siis seda gruppi juhtiv kohtute nõukogu ja selle juures olev kohtuhaldusteenistus, kes on siis selline kompetentsi ja tugikeskus nii nõukogu teenindamisel kui kohtute teenindamisel. Riigikohus siia gruppi ei kuulu, ka sellel on oma põhjendatud alus, et ega enam-vähem mitte kuskil ei ole kõrgeim kohus või põhiseaduskohus siis selle suure kohtuhalduse osa,
See ei ole nii olnud ka Eestis varem. Ei tsaari ajal ega kahe maailmasõja vahel ega okupatsiooni ajal. Ainult 10 aastat oli vist see, kui ülemkohus haldas Eesti NSV teisi kohtuid, enne kui see eksperiment lõppes. Et kõrgem kohus on see, kes saab hinnata viimase astmena Eesti õiguskorda ja seda sättida oma kõrgema kohtu pädevusega ja siis ülejäänud kohtud, mis on eeskätt menetlusasutused, kus käive on väga suur ja kus on seosed teiste institutsioonidega ja teiste infosüsteemidega oluliselt tugevamad, on omaette süsteem. Et see oli see valik, mis tehtud sai. Ühenduslüli on eeskätt Riigikohtu esimehe näol, kes on siis ühtlasi ka kohtute nõukogu eesistuja. Ja see kindlasti ei välista seda, et 2 esimest astet ja 3. aste omavahel praktilistes asjades siis koostööd teevad. Lihtne näide, et ka kohtute kommunikatsioon üles ehitatud võrgustikuna, kus võrgustikku veab Riigikohus ja mis siis tegelikult on suuteline kohtusüsteemi poolt üle 3 astme tegelikult üsna ühel häälel ja hästi kõlama. Nii, aga selle pildi rakendamisest siis lähemalt. Et alati asi hakkab rahast. Alati hakkab asi rahast. Tahtsin öelda kaasavara, aga faktiliselt on tegemist lahutusega. Kaasavara on abiellumisel, eks ole, et siis on pigem nagu senise ühisvara jagamisega. Ja selle koha pealt on hoiatavaid hääli kostnud ka kohtusüsteemi seest. No selge on see, et see raha või vara teema sisaldab riske. Ehk siis, kui seni on olnud üks suur ait, siis nüüd jääb kohtutele oma väike sahver, kui me võrdleme eelarvete mahtu. On selge, et kui on üks suur ait, kus on palju siis pütte ja tündreid, siis midagi jääb kuskilt ikka üle, mida annab kokku kraapida ja teha sellega ka mingeid asju lisaks või katta mingeid ettenägematuid kulusid. Lihtne küsimus, et kui nüüd tuleb riigi vastutuse juhtum, mis on seotud kohtu tegevusega, siis kas sahvris on nii palju raha, et see võib probleemiks saada. Nii, aga kui nüüd lähemalt vaadata, millest me siis ühisvara jagamisel räägime, siis teatud asju on siis ministeerium kohtuhalduses korraldanud. On ette heidetud, et see korraldamise entusiasm on siis üleandmise ootuses pisut vähenenud. Võib-olla ka mingeid funktsioone, mida ministeerium on varem keskselt vedanud, enam ei ole. On üle antud, ütleme, et meil kunagi oli näiteks siis kohtute personalitööga tegelev nõunik, kes siis vedas seda võrgustikku. Praegu on siis kohtutel oma personali teenistus ja need näiteid nende ühistatud või tsentraliseeritud või koondatud tugiteenuste näol on ju veel, et siis selle vedamine on antud kohtutele endile. Et ma julgen väita, et kui me nüüd reaalselt võtame selle kulu, mis ministeeriumil läheb kohtuhalduse korraldamiseks, siis ega ta ei ole suurem kui see, mitte siis kaasavarana, vaid siis vara lahutamise korras antav 350 000. Siia juurde tuleb olemasoleva ressursi ära kasutamine. Mis ma selle all mõtlen? Esiteks on siis need rida ühistatud teenuseid ja ametikohti. Neid teenuseid on meil ju üksjagu, et infoteenindus, tõlketeenistus, arhiiviteenistus, siis turva ja kordnikud, personal ja ka ühised ametikohti, kuni seal andmekvaliteedi juhini või IT-koordinaatorini välja. Lisaks on 3 kohtudirektorit, ütleme siis 3 kohtudirektori siis palgafondiga tagatud ametikohad, mida saab siis kohtuhalduse edasel korraldamisel kasutada.
kui nüüd võrrelda seda kohtute gruppi, tulevast kohtute gruppi teiste põhiseaduslike institutsioonidega, siis nende menetlus on tavaliselt selline väike, et on ta siis presidendi või Riigikohtu või muu. Ütleme, et see lisatugi, mida siis annavad R-tähega algavad asutused, on kindlasti väiksem. Et see lisaressurss on iseenesest R-tähega asutustes olemas. Räägime siis RIK-ist, RIT-ist, 2 IT-asutust, RKS kinnisvarahaldajana ja RTK, mis siis puudutab personaliarvestust, hankeid ja muid selliseid keskseid tugiteenistusi. Et see ressurss jääb sinna alles, lihtsalt selle ressursi kasutajaks või tellijaks oleks nüüd kohtute osas ministeeriumi asemel kohtuhaldus ise. Ja siis peaks ka tähendama, et tellijal tekivad valikud. Kas ta nende teenuste raha hoiab selle R-tähega asutustes, kas ta tahab neid rohkem enda kontrolli alla saada, jättes selle ressursi R-tähega asutusse, või ta tahab mingit teenust ka sealt välja tõsta. Et neid piire ju tegelikult otseselt ees ei ole. Suur asi puudutab nüüd kohtute IT-d. Ma endise asekantslerina möönan, et see on ka minu konnasilm või ütleme üks suurimaid, kui mitte kõige suurem ebaõnnestumine. Et mõtteid oli, aga nende teostamine ei olnud üldse mitte sellises tempos, nagu olnuks vaja. Ehk siis praegu on piltlikult olukord, kus toimib vana kaev, tänane kohtute infosüsteem ja kuhu kõrvale tehakse uut kaevu, ehk siis uut KIS-i, digikohtunik Ruth Prigoda jõulisel ja energilisel juhtimisel. Ja ma olen näinud oma varasemas elus neid olukordi, kus ühe suure infosüsteemi kõrvale on hakatud tegema teist. Ütleme, et võib-olla ei lähe nendega nii kaua aega kui Rail Balticuga, aga ega see ei ole kiire protsess. Olgu ta seal kinnistusraamat või mis muud sellised võrreldavad asjad siia kõrvale võtta. Et me üritame siis nüüd tagada, et uus kaev saaks võimalikult ruttu valmis. See on ka see põhjendus, miks pärast põhjendada kohtute IT-sse lisaraha panemist, et see 2 kaevu üheaegne lahtihoidmine oleks võimalikult lühike ajaperiood ja uue saaks võimalikult kiiresti käima. Ehk siis me räägime KIS-ist, me räägime ka Salmest. Et need on siis need 2 esimest asja, mis on kohtusisesed töölauad tegelikult, need on kohtu töövahendid, mille üleandmine siis on eelnõuga kavandatud kuni siis selleni välja, et päris lõpus tehti liigutused ka KIS-i vastutavaks töötlejaks, nii infosüsteemi omanikuks oleks siis ministeeriumi asemel kohtusüsteem ise. Selle rahastamiseks on nüüd siis 2 allikat, üks on tõuke ehk struktuurifondid, valdkondlike digipöörate nimeline rahapott, mis siis peaks juba tänavu tulema, ütleme, kus me siis eeldame otsuseid kohe nüüd juunis. Me eeldame, et vähemalt 2 lisainimest saab juba võtta. Kuna kohtuhaldusteenistust ei ole, siis näiteks digiasjadest vastutava Harju kohtu katusse alla tootejuht ja analüütik ja siis küsida ka võimalikult palju raha, mis siis on poole aasta lõpus kuni järgmise aasta lõpuni erinevate moodulite jaoks, mis siis KIS-is on välja käidud. Nii hästi siis kohtuniku ja juristisekretäri referendi töölaua moodul, istungi planeerimise läbiviimise moodul, riigi õigusabiga sidumise moodul ja ka karistuste haldamise moodul, ehk siis kriminaalotsuste ja karistusregistri seoste moodul. Uus KIS on siis modulaarne, koosneb tükkidest, teda saab teha paindlikult. Selles küsitavas rahapotis on hetkel 3 miljonit, ütleme, et praegu siis kohtute taotlused on 1,9, et vaatame, kuidas sellega saab. Ja lisaks on praegu see eelarve kokkupanek, ehk siis küsitud on raha ka väljaspool SF-i püsikuludeks.
nii hästi uue KIS-i arendamiseks kui ka suurema meeskonna moodustamiseks. Ehk siis RIK-i meeskond on see, kes tegeleb vana kaevuga. Selleks, et kiiresti edasi minna, on mõistlik võtta uue kaevu tegemise peale kohe eraldi siis meeskond. Ja hiljem ühesõnaga, nii nagu vana kaevu kinni pannakse, on võimalik siis ressursse ümber liigutada. Et täna on lõppude lõpuks vaja ka seda vana kaevu lahti hoida. Ja siis on mõned piinlikud asjad. Ehk siis me uurisime, ütleme siis Rutt uuris RIK-ist ja tehtud sai kaardistus, kui palju on täna erinevaid IT-teenuseid, mida kohtusüsteem kasutab. Ja neid tuli, kui nõder mälu mind alt ei vea, kas 62 või 63. Mõned neist on väga otseselt kohtusisesed töövahendid, alates sellest samast KIS-ist või Salmest. Mõned on alussüsteemid nagu e-toimik või avatud e-toimik. Mõned on teiste ametkondade süsteemid, millel on väga selge ja otsene seos kohtutega, kas või näiteks prokuratuuri infosüsteem ja seal tehtav. Et on asju, mis siis kohtuid seal puudutavad ja mõjutavad. Ja on ka hulk väikseid asju, hulk veebilehti, mida hallata, istungid, siis saalide halduse lahendus ja muud sellised teenused. Et neid teenuseid on palju ja on selge, et see varalaususe tekitamine ei käi niimoodi nipsust, ühesõnaga, et nüüd 1. jaanuarist on kõik tehtud, et üleminek on ilmselt mõistlik teha sujuv ja paindlik. Ja eriline jama on nende 60 pluss teenuse seas nendega, mis tegelikult on katteta ja millest mõned on päris suured tükid, alates kohtusaalide IKT-st. Ehk siis need samad mikrofonid ja kaamerad kohtusaalides. Et see on nüüd see, mis nagu on laua pealt maha kukkunud. Ehk RIK nagu ütleb, et see on üle antud RIT-ile. RIT ütleb, et me ei ole raha saanud selle eest, see on eelarvestamata teenus. Ja kui tahate midagi muuta või midagi uut juurde või midagi renoveerida, midagi uuendada, siis leidke raha. Ehk siis selle eelarve taotlusega me üritame lahendada ka need õhku jäänud või laua pealt maha kukkunud teenused, mis on kohtutööks tegelikult vajalikud ja mis ei ole luksusteenused, vaid otseselt vajalikud asjad. Ja siis on üks must asi, ehk siis kohtusüsteemi eelarve puudutavad kärped, kus 2 ministeeriumi on omavahel vennalikult tülli pööranud. Rahaministeerium ütleb, et kinnisvarakuludelt säästmine oli võimalik ainult 1 aasta ja Justiitsministeerium, kes siis väidab vastu, et aga valitsus pole teisiti otsustanud, see oli koššer ja metoodikat, kuidas kärpida, muudeti poole aasta pealt. Oli mõningane lootus, et seda kabinetis arutatakse täna, aga lükkus jälle edasi. Ehk siis selle kärpe osas on ebaselgus ja me räägime ju kohtusüsteemi eelarve nii-öelda püsisisust järgmistel aastatel. Aga mõningane lootus siiski on, et see kinnisvara kärbe, kas täielikult või osaliselt, läheb siiski arvesse. Nii, aga see oli nüüd selline ülemineku siis sammud. Küsimus on tegelikult märksa suuremas strateegilise planeerimise mõttes. Ja eelnõus on see üritatud kokku panna ajaliselt ka ühte tsüklisse panna kolm olulist sisendit, mis on kohtute arengukava, mis on ministeeriumi poolne strateegiline tervikülevaade ja mis on konkreetselt kohtute grupi eelarveprojekt. Et neid asju tuleks hoida koos, kui me tahame, et kohtusüsteem areneks ja liiguks. Ma räägin neist natukene lähemalt. Ka täna on kohtutel arengukava KHN-is või kohtuhalduse pädevuse organis heaks kiidetud ja ta on mitteametlik. Ta on mitteametlik, sest kui me vaatame nüüd kehtivat õigus, mis puudutab siis strateegilist planeerimist avalikus sektoris, siis ega ta tegelikult seal hierarhias sees ei ole. See hierarhia on siis see, kus Riigikogu kinnitab Eesti riigi pikaajalise strateegia Eesti 2035.
kus on siis poliitika alused, mida ka Riigikogu kinnitab, mis kohtud puudutavad siis õiguspoliitika alused ja kriminaalpoliitika alused. Ja siis on valitsuse kinnitatavad tulemusvaldkondade arengukavad ja ministrite kinnitavad programmid ja programmitegevused. Et see on nagu see planeerimise püramiid. Ja õigusakt, mis siis seda planeerimissüsteemi käsitleb, ütleb hästi lahkelt, et põhiseaduslikud institutsioonid võivad ka endale teha arengudokumente. Aga üldiselt nad ei ole neid mitte väga teinud. Ja kuna kohtud ei ole veel põhiseaduslik institutsioon, siis ka see arengukava on selline mitteametlik kohtute poolne enda nägemus, et mis suunas liikuda ja mis on eesmärgid. On selge, et kui kohtute grupp saab täiesti ametlikud omaette eelarveüksuseks ja ise halduslikuks, siis arengut peab planeerima, eelarvestama, plaane peab tegema ja ka holitsema, et nad ei jääks tühjadeks sõnadeks, vaid oleksid siis ka kaetud tegevustega ja tegevusteks vaja mineva rahaga. Ehk siis nii hästi pikaajalised eesmärgid kui ka järgmiseks eelarveaastaks eelarvemenetluses esitatavad mõtted, tegevused on need, mis siis peaks olema kohtute grupi arengukavas, mille kohtute nõukogu kinnitab. Nii, siis on Justiitsministeeriumi poolne tervikülevaade. Lugupeetud kohtunikud, ma sain selle sätte pärast roppu moodi sõimata. Igalt poolt sain sõimata. Kohtud sõimasid, et no milleks seda sisendit sinna vaja on, et ütleme lisaks kohtute või kohtu esimeeste poolsetele sisenditele eelarve kokkupanemisel, milleks on sinna vaja mingisugust ministeeriumi sisendit. Ministeeriumis on samamoodi sõimata, miks sa teed meile tööd juurde. Jälle mingisugune liigutus, mida peab tegema. Aga selle tausta mõte on ikkagi nagu sügavam. Ma üritasin tehisarult küsida, et kui palju meil on kohtumenetluse sätteid kehtivas õiguses. On rida seadusi, mis on nagu ka kohtumenetluse seadused, aga ütleme, reguleerivad näiteks registripidamist või maksejõuetust, aga üldiselt peetakse neid 51 pooldele seaduseks, isegi siis, kui mitte kõik sätted ei ole otseselt. Siis me võtame päris kohtumenetluse seadustikud, kus on ropult palju ülamärgiga paragrahve ja kui need hakata kõiki kokku lugema, siis arvas tehisaru, et kuskil 3000 ja rohkema kanti need sätteid tuleb. See on väga suur valdkond, väga suur mõõde. Ei saa öelda, et see on väga hästi hallatud. Kui me vaatame nüüd poliitika kujundamist ja seadusloome korraldamist, siis ka vastutavas ministeeriumis on see jagatud nii, et iga tükk eest vastutab eraldi üksus. Kõik siis 4 peamist menetlusseadustikku on siis erineva üksuse vastutada. Okei, väärteomenetlus on pigem peremehetu seadustik, julgen väita. Aga ütleme, see selline killustatud vaade strateegilistes asjades, kuhu õiguse mõistmise poliitika liigub, on probleem. Probleem on sebimine ja rapsimine päevakajaliste asjadega, direktiivide või siis Euroopa Liidu õigusloome ja ütleme, see tervikpilt ei paista väga hea. Aga terviklikke struktuurseid strateegilisi probleeme on meil tegelikult üksjagu, ükskõik millise menetlusaru me võtame või millise sellise kõrvalseadustikku, nagu näiteks maksejõuetusõigus, et me oleme ju tegelikult OECD mudaliigas. Nii menetluse kestuse poolest kui selle poolest, kui palju võlausjalt raha tagasi saavad. Seadustik erinevate tükkide näol on olemas, aga hästi tema mitte ei toimi. Või mis suunas liikuda võistleva kriminaalmenetlusega või siis tsiviili või halduse osas, et nagu sellist terviklikku vaadet, pikaajalist vaadet ja planeerimist see on nõrk, see on väga nõrk asi. Ehk siis see on see koht, kus tegelikult ministeerium ja kohtusüsteem peaks ühiselt siis tekitama mingisuguse stabiilse koostööformaadi, mis võimaldab
pikaajalise planeerida õiguse mõistmise poliitikat ja seda 3000 plussi paragrahvi ja sellega seonduvaid tegevusi kuni siis digiteemadeni välja ka päriselt strateegiliselt korraldada ja hallata. Et mingisugune koostööformaat, ministeerium ja kohtud, võib-olla siis veel keegi kohtusüsteemi klientuur ehk advokatuur näiteks, võiks olla ühesõnaga see formaat, mis annab siis oma selle sisendi, mida kohtute eelarvestamisel saaks arvesse võtta. Ja see peaks siis kokkuajaliselt minema tsüklisse kohtute eelarve koostamisega. Esimene eelarvekava siis peaks olema mais valmis ja siis augustis. Et ütleme, et need arengukava koostamine või tulevikus arengukava uuendamine, tervikülevaate, selle strateegilise õiguspoliitika pildi ülevaatamine ja uuendamine ja konkreetse siis eelarve projekti koostamine, et need on need 3 komponenti, mis peaksid omavahel kokku haakima selleks, et oleks nagu mõtestatud terviklik arengu planeerimine õiguse mõistmise jaoks. Nii, tervikliku eelarvestamise juures ütleme, et see siis taotlus, mida kohtusüsteem esitab, et ka selle juures on siis eelarve, on eelnõus mõeldud terviklikule lähenemile, et see on see dokument, millega küsida kohtusüsteemi vajadusteks raha, millega tuua välja eesmärgid avalikkuse ja seadusandja ette ja ka lühemad oodatavad tegevused siis eelseisval eelarve aastal ja kus nimetada ära 2 peamist kuluallikat, mis siis nüüd mida eelnõu tõstab seaduse tasemele. Kohtunike arv, kohtuliikide kaupa ja kohtulinnad, kohtumajade arv ja mis linnades nad on. Et ütleme sellised kaklused ja tülid, mis on seotud näiteks sellega, et kust viia õiguse mõistmine ära või kust panna siis kohtumaja uksed kinni, et see on nüüd see teema, mida peaks lahendama ka siis Riigikogu tasemel. See on fiskaalpoliitika, see on õiguspoliitika, see on regionaalpoliitika lisaks otsesele kohtuhalduse teemale. Asi, mis on tekitanud kirgi ja vaidlusi, on kõrgemate riigiteenijate siis ametipalkade seadus, KRAPS ja sellega seonduvad personalisätted. Et eelnõus nüüd viimasel hetkel, ütleme siis, ma julgen eeldada, et põhiseaduskomisjon sellega nõustub, siis taastatakse kohtuniku tagasipöördumise õigus. Ehk siis, kui kohtunik on väljaspool kohtusüsteemi, kohtute seaduse kohaselt, siis oleks talle tagasipöördumine alati 100% garanteeritud. See asi, mis 23 aastal tuli ja mis siis võiks minna edasi. See tähendab, et KRAPS-i fond on selles mõttes paindlik, et igal juhul ühesõnaga palgafondiga on tagatud. Igal juhul on palgafondiga tagatud ka see, kui kohtusüsteemi tehakse siis juhtimisrolle juurde. Ega kehtima jääb see põhimõte, et maakohtus võib osakonna teha vähemalt 6 kohtunikuga. Seega osakondade arv teoorias numbrid arvestades võiks olla oluliselt suurem, lisatasu on jälle KRAPS-i fondiga garanteeritud. Sellel asjal on loomulikult ka teine pool, et mis siis, kui on vakantsid. Et võime eeldada, et kohtusüsteem ei taha väga palju vakantse hoida. Ja on riike ja on olnud ka varem Eestis siis see võimalus, et kohtunike palgafond on see, mis tagab kohtusüsteemile selle likviidsed vahendid. Ma ise kardan, et see on suhteliselt libe tee, kui meil on kohtunike palgafond ja sealt läheb raha siis näiteks infosüsteemi arendamiseks või milleks iganes, muide kunagi läks. Aga ka täna kehtib siis põhimõte juba mõnda aega, vähemalt aasta, kus kohtuniku vakantsi korral on võimalik siis nendele kohtuametnikele, eeskätt kohtujuristidele, kes siis teevad selle vakantsi kompenseerimiseks lisatööd, ka see tagada kohtunike palgafondiga. Et see võimalus on nüüd olemas. Jah, see on mõnevõrra jäik, aga me peame arvestama, et siis plusse ja miinusseid on siin mõlemad pidi. Nii siis, kui kohtunike palgafond on piirmääraga, kui siis, kui ta on ka arvestuslik, ehk siis alati tagatud.
muudatus, mis on seotud kohtuniku arvuga kohtute seaduses, nüüd veel eelnõus on siis see, et me võtame ära arvu eest sõna kuni. Et see peaks ka pisut andma nagu siis seda vaidlemisruumi, et vakantse raha võiks jääda kohtusüsteemi alles. Nii, aga praegu on 2026 aasta. Me loodame, et eelnõu võetakse vastu enne jaanipäeva, mis siis tähendab, et käima läheb ülemineku reeglistik. Ehk siis praegu on see aasta, kui kohtuhalduse eest vastutab Justiitsministeerium, kohtute eelarve kokkupanemise eest vastutab Justiitsministeerium. Aga planeerides seda aastasse 2027, kus tegemist on juba eraldi põhiseadusliku institutsiooniga. Ehk siis meil on praegu kohtu esimestest direktoritest rakkerühm, me arutame siis ülemineku võimalusi läbi ja üritame siis ka praegu ministeeriumi poolt ülemineku ajal siis kokku panna sellise kohtute eelarve, mis eelduslikult sobiks kohtutele. On selge, et paljud rakendusmõtted, mida me praegu arutame ja ette valmistame, on kavandi mustandid. Ehk siis lõpuks teeb valikuid ju kohtute nõukogu. Lihtsalt me arvame, et oleks vastutustundetu visata nõukogu vette siis, kui ta oktoobris koguneb ja öelda, et hakake nüüd nullist, kas kohtute nõukogu võtab kasutusele siis rakkerühma välja pakutud ühe variandi või teise variandi või hoopis mõtleb välja kolmanda, sõltub nõukogust. Nii. Planeerimise juurde tulles, et kui me vaatame selle terviklikku eelarvestamist ja seal näidatud planeeritud tegevusi, siis on küsimus, et mis need võimalikud oodatavad indikaatorid olema saavad. Ütleme, et kohtud päris kastivabrik ei ole, kus lihtsalt mõõta siis tükkide arvu järgi, sest kohtud ei otsusta, palju tükke sisse tuleb. Ja ütleme, me natukene ka kardame seda olukorda, kus siis lihtsalt saab eelarvestamise käigus poliitikute poolt hakata siis kauplema ja suruma, et nüüd aga see kasti kokkupaneku keskmine aeg peaks olema seal see ja seal too. Aga on ka selge ühesõnaga, et me ei saa minna avalikkuse seadusandja raha üle otsustaja ette lihtsalt jutuga, et andke raha, aga me oma poolt midagi näita, mis tuleb. See oli meil rakkerühmas ka üks enam vaieldud teemasid. Mina alguses pakkusin välja, et me võtame sinna tänased koormuspunktid, mis peaksid tegelikult olema taandatavad kohtuniku töö ajale. Laiendame neid teise astmesse, laiendame neid üleriigiliste osakondadesse, registrid ja maksekäsk. Ja see nagu võimaldab siis näidata koos prognoosiga, et mis on siis, ütleme siis, eelnev töömaht ja kuidas ta siis on kasvanud või prognoositud kasvama. Meil oli ka üks arutelu kohtujuhtidega ja siis, kui haldus- ja tsiviilkohtu aru vahel puhkes nagu terav mõttevahetus teemal, et kas punktid näitavad või on õiglased või ei ole, saime aru, et sellega me vist ei lenda. Sellega me vist välja ei lenda. See on kohtusüsteemi sisene mõõteriist. Toimib väga hästi, kui on vaja näiteks halduskohtunike, tsiviili- või kriminaalkohtunike vahel tööd jagada, selle omavaheliks võrdlemiseks. Aga et ta kataks siis kogu selle kohtute grupi, et sinna me vähemalt sellel aastal kindlasti ei jõua. Et ka see praegu läbiviidav mõõtmine peaks võimaldama tulevikus seda punktisüsteemi paremaks sättida, aga selgesti me 26 aastal ei ole valmis ja pole ka ministeeriumil mandaati selleks, et mingisugune selline mõõtmissüsteem ise kehtestada ja sellega minna koos eelarve taotlusega. Ehk siis siin on välja toodud halduskohtud, sellepärast, et neil on lihtsalt üks rida. Muudel kohtusüsteemi osadel on ridu rohkem, ei tahtnud seda pilti väga suureks ajada, aga mõte on sama. Ehk siis minna välja projitseerimismudeliga.
Kasutame seda sama rahvusvahelist mõõtmissüsteemi, mida kasutab näiteks Justice Scoreboard või õiguse mõistmise edetabel, ehk siis eeldatav kohtuasja menetluse kestus, kus võetakse eelmisest perioodist ülejäänud jääk, lisaks siis lahendatud asjad või lahendatud asjade prognoos ja jagatakse päevade arvuga. Me mängisime seda läbi. Tiina Erep oli siis see, kes siis nii-öelda selle arvutusliku poole ja loogika väljapakkumisega tegeles. Tegelikult see annab enam-vähem sama siis nii-öelda varasemate tegelike näitajate põhjal. Annab sama tulemuse, mis on siis keskmine menetluskiirus lahendatud asjadel. Ütleme, et kus ta läheb väga erinevaks on siis, kui jääk jäävad ühesõnaga siis ebaproportsionaalselt palju suuri asju ja menetletakse lihtsaid ja väikseid asju. Et siis läheb ka see vahe nende kahe indikaatori vahel oluliselt suuremaks. Aga kuna me teame ka näiteks, mis on 26 aastale eelnenud jääk, me oskame projitseerida seda nii tänavu aastasse kui ka järgmisse aastasse, siis me tegelikult saame minna avalikkuse ja seadusandja ette suhteliselt usutava indikaatoriga. Et kui palju siis me prognoosime kohtu tegelikku seda kõige tähtsamat indikaatorid ehk neid ravijärjekordi. Nii, aga jah, see peaks siis katma ka teist astet ja siis üleriigilisi osakondi. Kohtuhaldusteenistuse osas, mis siis on dualistlik, ehk siis ta teenindab nii nõukogu kui kohtuid, ütleme, et see nõukogu osas nagu väga suuri vaidlusi ei ole. Kus peaks kindlasti tegema sellise liitvõimekuse, on see, mis puudutab finantse, finantsanalüüsi ja menetlusanalüüsi ja menetlusstatistikat. Ehk siis see võimekus peaks nagu üheks kompetentsis kindlasti kokku tulema, et sellest toest oleks kohtusüsteemile päriselt kasu. Mõnede teenustega on lihtsam, mõnedega keerulisem. Me pakkusime siis välja, et need võiks jagada, need teenused, mida siis teenistuskohtud TLE osutab, võiks jagada siis juhtimise mõttes kolmeks, et on ühisteenused, millest täielikult vastutab kohtuhaldusteenistus, nagu näiteks ütleme siis IT-arendus ja haldamine. Et seal ei ole mõistlik kuidagi vastutust jagada. Siis on jagatud teenused, kus on maatriksjuhtimine, on selge, et ütleme keskselt on võimalik siis ütleme sellist strateegilist juhtimist teha, asendamist korraldada personalile ja samas teenused osutatakse siin koha peal konkreetses kohtus, konkreetses kohtumajas. Ja on võrgustikuteenused, ehk siis näiteks seisukoha võtud kohtusüsteemi poolt seaduseelnõude suhtes on need, kus on vaja siis kohtuhaldusteenistuse kompetentsi eeskätt, mis siis on seotud analüütikaga, nii finants- kui menetlusanalüütikaga, kui siis ka seda panust designeeritud kohtunike poolt, kes siis erinevates koostööformaatides arvamusi avaldavad. Nendele teenustele, mida siis kohtuhaldusteenistus kohtutele osutaks, peaks tekitama toimemudelid. Ei pea mõtlema mingisuguse väga keerulise asja peale, vähemalt alguses. Aga selge on see, et paika peaks olema pandud, kes on vastutajad konkreetse teenuse eest, kes konkreetse kohtu suhtes vastutavad, kes on konkreetses kohtus kontaktisikud või see informeeritud isikute ring, kes siis peab olema kursis, mis selle teenusega on ja saab ja muutub. Mis on nüüd keeruline, on siis personali jagamine, et kui palju viia üle kohtuhaldusteenistusse, kui palju jääb kohtusse. See algne mudel, mis välja pakuti, tegelikult lähtus sellest, et hästi palju viiakse üle. Issand, kas ma hakkab läbi saama või? Vabandust. Ehk siis 5 minutit võin veel või? Aitäh. Kui me nüüd kaardistasime erinevaid teenuseid, eeskätt see puudutab siis kantselei istungisekretäri poolt, siis ega ka ametinimetused ei näita väga täpselt, mida keegi teeb. Ametinimetused on tihti eri kohtutes erinevad. Ehk siis, kui me räägime nüüd sellest kohtuniku lähimast sekretäri abilisest, kes võib iseseisvalt määrusi teha, kes siis annab edasi, et millised on erisused siis asja täitmisel, kättetoimetamisel, anonüümiseerimisel, siis see on see, mis jääb kohtusse
ja see, mis puudutab nüüd seda täitmise poolt, kuidas võtta kohtuasju, ütleme, vastu, kuidas korraldada kättetoimetamist, kuidas korraldada umbisikustamist, avaldamist, ja on sellised ühtemoodi teenused, siis need on need asjad, mida saaks tsentraliseerida. Ja et mitte uputada kohtuhaldusteenistust, mitte uputada kohtute nõukogu, siis ka lahkarvamuste koht on see, mida siis saab viia nõukogusse. Ma jätan selle slaidi praeguseks kõrvale ja tulen korra kohtute nõukogu juurde, või tähendab mitte korra, vaid see on siis viimane slaid. Aga enne ma paluksin küsimuse kuvada ekraanile. Ja see on see, et lugupeetud kohtunikud, kuidas te visualiseerite enda jaoks, ütleme, mida see tulevane grupp, kuidas te seda tulevast gruppi ette kujutate? Slaid. Nii. Aga kuhu tulevad küsimused, vastused? Okei, ma ei näpi. Ja tegelikult võimalik on erinevaid variante välja pakkuda. Kas on reaalselt umbes nagu Iiri moodi, kus tegelikult enam-vähem kõik, mis kohtutes on siis selle kohtuhaldusasutuse sõnaga osad. Võimalik on mõelda sellest kui kontsernist, et erinevaid variante, või ka on võimalik mõelda siis sellise lõdva kooslusena, kus põhimõtteliselt on 8 kohtuasutust ja midagi hõljub nende kohal, millel ei ole väga palju tähendust. Et väga põnev. Mina räägin vahepeal edasi. Kohtute nõukogust on viimane teema. See on siis see, kus jäi KHN-i soovil püsima senine struktuur 1+5+5. Riigikohtu esimees, 5 täiskogul valitud kohtunikku ja 5 erinevat isikut väljaspool kohtuid, mille mõte oli siis see, et oleks ka mõistlik tasakaal, et õigusemõistmine ei kapselduks oma juhtorganis, et niisuguse seisukoha siis KHN esitas. Aga see organ on nüüd teistmoodi kui varem, juba tema koosseis on teistmoodi. Ehk siis 5 kohtunikust 2 on teisest astmest ja 3 on esimesest astmest. Peab olema tagatud, et esimeses astmes oleksid kõik 3 valdkonda esindatud. Ühes kohtust ei tohi olla rohkem kui 1 kohtunik. Ehk siis siin tuleb mõelda mingisuguse, kuidas ajaloos nimetati seda, kuriaalseks valimissüsteemiks. Selleks, et see organ väljendaks siis piisavalt mitmekesist arvamust. Ja lõpetuseks üks mõte, et sõiduki juhtimisel on vaja nii gaasi kui pidurit. Muidu lihtsalt lõpeb asi kurvalt. Et seni, kui me nüüd võtame kohtute haldamise nõukoja, siis kohtute haldamise nõukoja, ütleme, sõna pidur kõlab halvasti, aga ütleme, tema on olnud siis see tasakaalustav organ. Aktiivne kohtehalduse pool on olnud justiitsminister ja siis tema võtmeotsused on kooskõlastatuud või jätta kooskõlastamata KHN-i poolt. See on senine mudel, aga nüüd enam ministrid siin selle aktiivse poolena ei ole. Ta küll jääb poliitiliselt vastutavaks, see kohtusüsteem toimiks, eeskätt läbi õigusloome, aga kogu see praktiline kohtuhaldus tuleb tegelikult otsustamisele kohtute nõukogus ja kohtujuhtide poolt kohtute sees. Ehk siis lugupeetud kohtunikud, te siis valite peatselt järgmisel täiskogul kohtute nõukogu, kes peaks olema nüüd see organ, kus toimib nii hästi gaas kui pidur. Ja see saab olema põnev. Ma tänan tähelepanu eest ja vabandan, et ma aja üle rääkisin. Arvasin, et mul on väga palju aega. Ma saan aru, et kriminaalõiguses tuntud ristküsitluseks vist praegu aega ei jää.
Ja aitäh. Ma ei saa jätta lihtsalt võimalust kasutamata, et ega ma sellest ei tahagi rääkida, et kuidas see põhiseaduslik institutsioon siis ikkagi seadusega tekib. Aga lihtsalt selline küsimus, kas sa saaksid lihtsate sõnadega ära seletada, kui praegu on Hormuzi väin kinni, järgmine kütteperiood tõenäoliselt toasooja hind ja elektri hind on oluliselt kõrgemad kui möödunud talv. Kui nüüd alustab see kohtuhaldusorgan eelmise talve kulud -900 000, kuidas see kohtusüsteem järgmise talve üle elab? Aitäh. Kui ma seda täpselt teaksin, siis oleks ma midagi lähedal Nobeli majanduspreemiale. Ütleme, et on erinevaid variante, kuidas kompenseerida seda 0,9 miljonilist lööki majanduskuludele. Mis neist tuleb ja mil moel ja mis ulatuses, ei tea hetkel. Aitäh. Aitäh ettekande eest. Mul on ainult niisugune küsimus, et ajakava, et kuidas sellega, millal jälle täiskogu pidada saab? Aitäh. Ja ma lisaks kõigepealt vastuseks Madisele, et justiits- ja digiminister kohe enne viimasel istungil kinnitas, andis oma lubaduse, palus kanda protokolli, et 0,9 kärbet ei tule kaasa järgmise talve üleelamise eelarvesse. Et sellepärast muretsema ei pea. Ja ma loodan, et Villeri tuleb see ka meelde. Aga ta ei kinnitanud ka, et see sõnaga, et see võimalus on üldse igasuguse ulatuses laualt maas. Et no võib-olla siis ülejärgmisesse talve. Ja ma loodan, et see on Hormuzi väin lahti. Aga me oleks tahtnud vastata selles küsimustikus sellise variandiga, et 8 asutuse tihedalt seotud kooslusena, et see on tegelikult õige vastus. Et ma ei tea, miks sa selle lõdvalt sinna panid. Ei pea me midagi lõdvalt seotud olema. Aitäh. Ma ütlen 8 võrskonda. Aga rakenduskava juurde tulles, et praegu meil tegutseb rakkerühm. Täna valiti uus KHN, kes saab küll võrdlemisi vähe koos tegutseda, aga vähemalt valimiskorra uue kohtute nõuga valimiseks saab ta siis ära kinnitada. Septembri alguses on kohtute grupi eelarve Riigikogus siis otsustamisel. Valitsus saab anda selle kohta oma arvamuse või eriarvamuse. Enne seda peaks olema välja mõeldud ka see, mismoodi funktsioonid, koosseis ja eelarve jagunevad kohtute ja kohtuhaldusteenistuse vahel. Sest seal tuleb lihtsalt see küsimus 9 asutuse vahel raha jagamise kohta, mis peaks olema ka eelarvekavas ära näidatud, kuigi see on aasta sees muudetav väga lihtsalt grupi poolt, nõukogu poolt. Septembris peaks siis olema kohtute nõukogu valimised. Võimalikult oktoobri alguses peaks ta käivituma. Talle on siin laua peale panna mõningaid kavandeid ja mustandeid, mis siis puudutavad kohtuhaldusteenistuse loomist, ülesannete jagamist, koostöö korraldamist kohtute grupi sees. Nii et siis jääb 3 kuud aega selleks, et valmistada ette kohtuhaldusteenistuse rakendamine 1. jaanuarist. Tänavu siis ütleme ka kohtute tööjaotusplaanide kedestamine aasta lõpul on vana korra järgi, eesseisusi veel ei ole. Eesseisud tulevad siis järgmise aasta sees. Et nii on suures pildis see rakenduskalender. Seda eeldusel, et eelnõu võetakse vastu enne jaanipäeva. Kui sügisesse läheb, siis on hoopis teised lood.
Jah, aitäh, Viljar. Ma küsin siis, et ausat vastust, miks tegelikult Digi- ja Justiitsministeerium soovib seda kohtute haldamist sellisel kujul? Mis see päris põhjus seal taga on? Kohtunikke huvitab see kindlasti. Aitäh. Ma võiksin vastata formaalselt, et ise ju tahtsite. Ehk siis see oli see kohtute arengukava, mille kohtud ise koostasid ja üksmeelselt kohtute haldamise nõukojas kinnitasid, mis nägi ette kohtuhalduse üleandmist ministeeriumilt kohtutele. See kindlasti mõjus ka psühholoogiliselt ministeeriumi sees. Ehk tekkis juba mõte, et no, et nüüd läheb üle. Ja kindlasti on põhjusega selles teises slaidis, ehk siis kuidas kohtuasjad on aeglustunud. Ehk siis see on ühesõnaga veel üks meetod, üks võte, mida katsetada, et kui nüüd see kohtute töö korraldamine tuleb kohtutesse endisse, kas see võimaldab paremat operatiivsemat juhtimist, vähem tülisid ministeeriumi ja kohtute vahel, asju lahendatakse kohtute sees, et äkki on sellest ka abi. Et jätkuvalt me ei näe ühtegi võluvitsa, mis teeks kõik ühesõnaga korraga heaks ja paremaks, aga see on üks võimalus, mida tasub proovida. Aga tänan tähelepanu eest ja jõudu õiguse mõistmisel. Nii, aitäh, Viljar.